Tere ema! Tervitada! Mida te laadalt pealt leidnud olete juba? Alles tulime. Jaa. Mille pärast te tulite? Pidu pärast või laada pärast? Ikka laada pärast ja muidugi peo pärast ka. Tulin oma tütrele külla, ta elab Keilas ja siis tulimegi perekondlikult. Olete varem ka käinud Vanamõisa laadal? Ei ole. Esmakordne. Mille järgi te tulite siis? No ikka tütre reklaami järgi. Ja ise vaatasime ka linnalehest ja nii edasi, nii edasi. Väga kena, väga tore. Kuidas läheb täna? Täitsa tasapisi. Rahvas liigub, ostavad, maitsevad. Mis nagu rahvale kõige rohkem meeldib praegu? No rahvale meeldib ikka meie suitsuliha. Mis teeb Vanamõisa laada eriliseks? Kohalikud inimesed. Et oma kant, omad inimesed, kõik on siukene käejala juures. Mitmendat korda te ise olete siin laadal? Ise oleme teist korda. Ja järgmine aasta tuleme kindlasti jälle. Mis teeb Vanamõisa laada teistmoodi laadaks? Ütle sina. Esimest korda käime. See on hea küsimus. Ma arvan, et siin on rohkem võib-olla käsitööd kui tavaliselt ja kindlasti huvitavad bändid ja ma ei oskagi öelda, ma ei ole nii sage laadal käia, nii et oskaks väga palju võrrelda. Mille pärast te siia tulite? Ma arvan, et see Tallinnale lähemal ja tuttavad soovitasid, siis sai tulla üle vaatama. Aga minu meelest vaata, sul on need beebid käinud proovimas, et need on täitsa praegu. Beebi mõõta. Lauluväljakul on see. No vot ongi. Aga ma tulen pärast läbi koos beebiga. Ja, teeme nii. Palun. No siin on raudselt, mis läheb pähe, näed. Vähe läheb, ma vaatan suure. Sest tal on 40 midagi on pea. Need on suht väiksed. See on üsna väike. Tulen siis tagasi, kui laps jätkab. Täna vabariigi aastapäev, siis on kohe päevakohased mütsid. No sellega peab siis lauluväljakule minema, et siit tuleb ära osta ja kohe sip lauluväljakule. Absoluutselt ja pähe panna ja ruttu. Mis muudab Vanamõisa käsitöölaada selliseks mõnusaks? Ma just enne mõtlesin, kui ma käisin, et tundub, et on natukene mõnusam kui luigelaat, et nähtavasti siin on sutsukene vähem seda
vahepeal lehvitan, et siin on veidikene vähem sellist kommertskaupa, et kõik on ikka väga, väga ehe ja mõnus, et selle koha peal mulle meeldib. Ja rahvas on natuke teistsugune. Juustuleib. Päris hea juurde. Kuidas on? Kitsepaitajaid on rohkem kui juustusööjaid. Juust on kõik müüdud, see on ainult mõned pirukad järged, ülejäänud on nagu toodang on läbi müüdud. No, siis on menukas kaup kitsejuust. Jah, on küll. Inimesed saavad järjest teadlikumaks, et miks on hea juua kitsepiima ja miks on hea tarbida kitsejuustu. Vanamõisa laat mitmes kord? Teine alles, jah. Ennem lihtsalt ei teadnud. Leidsite midagi head? Jaa, väga ilus. Soolatoks. Midagi veel olete leidnud? Tahame, meil jäigi kaup pooleli siin, et tingimine, nagu turul ikka. Olete enne ka siin laadal käinud? Ikka, iga aasta, kui toimub. Aga miks te siin käite? Aga siin on lihtsalt nii palju kaubitsejaid ja kaup on väga huvitav käsitöö kõik. Mis kaup täna kõige minevam on? Tere jõudu, ikka seesama kadakus, mis laua peal on meil. No võinoad ja pannilabidad näiteks, selline pannkoogi labidus, väga hea. Olete esimest korda laadal? Teist aastat. Mis teeb selle laada teistsuguseks? Ilm on parem, eelmine aasta sadas. Muidu vahet, ega mina olen siin laua juures, ega ma ei pane tähele seda, mis ümberringi toimub. Minu jaoks on lihtsalt see, et ma saan nüüd hoida leti lahti ja müüa. Aga rahvas on nüüd rohkem ostma hakanud kui möödunud aastal. Oi, no rahvas on super, minu arust on täiesti uskumatu, kuidas rahvas hakkab hindama käsitööd järjest rohkem ja rohkem. Kuigi see käsitöö läheb kallimaks, aga rahvas hindab seda tõsiselt kõrgelt juba. No näed, nii ta on. Vana rahva tarkus kirjas kõik. Pole muud, kui meeles seisa, siis tuled hommikul ja Kuidas siis Peipsi sibul on endiselt menukas ja kõik tahavad osta? On küll. Aga ega see Peipsi sibul kaob ka ära varsti. Noored enam ei kasvata. Vanad veel teevad, aga noored juba lähevad kergemaid teistpidi. Kus me sibulat hakkame saama? Tuleb ise hakata kasvatama.